Kristina, sina oled alati öelnud, et organisatsiooni eesmärgid, tegevused ja struktuurid peavad olema omavahel seotud. On sul mõni hea nõuanne, kuidas neid omavahel siduda? No vaata, seda võib ju igat pidi vaadata, et mõni joonistab pilte ja mõni teeb fotosid ja mõni paneb kaste kokku ja nii edasi. Aga üheks väga toredaks niisuguseks lähenemiseks ja struktuuriks, mida mina olen kasutanud ja mis mulle meeldib, seda ma sain teada Kaidi Holmilt. Loogika nagu lähtub sellest, et kõige selle alus või siis see kõige kõrgem osa on nagu organisatsiooni olemus või tema eesmärk või tema põhimõte ehk missioon. Jah, ehk miks me üldse oleme kokku tulnud, miks me üldse seda ajame, me kuidagi määratleme ära, et kelle tarbeks me midagi teeme, näiteks nagu EMSL-i puhul, eks ole, et Eesti kodanikuühiskond või Eesti kodanikuühendused, eks ole, mis see piirkond on, kus me tegutseme, näiteks Eesti või rahvusvaheline tegevus või Pärnu või Keila-Joa, eks ole, ja võib-olla tark ongi sageli, ma olen soovitanud ka organisatsioonidele mitte jääda sinna missiooni ainult, et kes me oleme ja vaielda selle üle, vaid mõelda rohkem selle peale, mida me tahame, et paremaks muutub, siis vaadata põgusalt, kus me oleme ja siis mõelda, kuidas sinna liikuda. Et see visiooni ja missiooni osa ehk see organisatsiooni olemuse või põhimõtte osa on minu jaoks nagu alati kõige alus, sest kõik teised valikud peavad olema põhjendatud selle visiooni või missiooni või siis selle organisatsiooni olemuse valikuga. Nii et nagu öeldud, me võime vaielda, kas see on seal üleval või see on seal all, aga igal juhul on ta kuskil tähtsal kohal. Nüüd sellest tulenevalt, eks ole, mida me oma missiooniks valime või visiooni, mis meil on ja kellele me tegutseme ja mida me tegelikult teha soovime, me valime nagu need tegevusmeetodid, et kuidas me siis oma neid eesmärke saavutame, kuidas me missiooni saavutame. Meie keelde tõlgituna võiks see tähendada seda, et me otsustame, kas me pakume teenuseid, näiteks koolitamist või nõustamist. Me otsustame, või näiteks koduabiteenust või korraldame näiteks üritusi, eks ole, suvekooli või konverentse või nii edasi. Näiteks teeme trükiseid, eks ole, et selle abil me täidame oma seda missiooni või see on nagu meetod, mille abil sinna visioonile lähemale jõuda. Me võime otsustada poliitikat kujundada. Me võime otsustada seadusi muuta, et millised on nagu need töömeetodid, mida see organisatsioon valib, et kas need on projektid, on nad programmid, on nad teenused, et kuidas ta neid nagu enda jaoks sõnastab. Ja loogika peabki olema nagu niipidi, eks ole, et kui sa oled nagu endale selgeks teinud, et mis on siis täpselt see, mida sinu organisatsiooni tegevuse tulemusena peab ühiskonnas paremaks muutuma, milline su missioon on, mida sa siis teed, siis selles keskmises plokis sa vaatad nagu ära, kuidas sa siis nagu oma tööd sellisel viisil nagu korraldada või kuidas sa nagu neid tööülesandeid jagad. Katusorganisatsioonide puhul siis see tegevus on mõnes mõttes kahesuunaline, et üks osa on siis võib poliitika kujundamine ja teine osa on see just, kuidas me liikmetega suhtleme ja kuidas me liikmetelt selle info kätte saame. No ja ära unusta veel kolmandat valdkonda, et katusorganisatsioonil on väga oluline ka see, et ta peab teatud teenuseid pakkuma, see on katusorganisatsiooni oluline roll, sest me näiteks soovime, eks ole, arendada kodanikuühiskonda Eestis või näiteks Lastekaitse Liit katusorganisatsioonina soovib, eks ole, et laste õigused oleksid kaitstud ja kõikidel lastel oleks Eestis hea elada, aga kui sa kujundad ainult poliitikat või ainult kaasad oma liikmeid sellesse poliitika kujundamisesse, sa tegelikult ei toimi ega ei tööta üldse selle nimel, et nii-öelda jõustada või võimustada neid oma liikmeid või ka väljaspool oma liikmeskonda olevaid inimesi, et kuidas siis seda nagu peaks nagu tegema. Et hea näide võib-olla, et me oleme ju aastaid rääkinud, kui oluline on kaasamine, aga kujutad ette, kui me ei oleks näiteks pakkunud koolitusi või nõustamisi ühendustele või näiteks ametnikele, et kuidas see toimuma peaks, siis kõik see tegelikult jääkski ainult ilusateks sõnadeks. Kolmas osa mina nagu või selle püramiidi järgi on nagu see, et kuidas me siis oma tööd nagu organisatsiooni sees korraldame. Et see on see valikute koht, et selleks, et neid eesmärke saavutada, oleme me valinud, eks ole, sellised töömeetodid, programmid, projektid, teenused ja nii edasi. Ja nüüd me soovime, et kuidas me siis oma tööd peaksime sisemiselt niimoodi korraldama ja seda võib nimetada operatsioonide tasandiks. Ja sinna alla näiteks kuuluvad sellised valikud, kas liikmeskond või mitte. Näiteks kui organisatsioon hakkab looma, kas näiteks sihtasutus või MTÜ. Kas eraisikutest liikmed või organisatsioonidest liikmed. Aga mis nagu minu kogemus ütleb sageli, mis organisatsioonidega juhtub, on see, et näiteks kirjutatakse üks projekt, selle projekti tarbeks tehakse eelarve, siis võetakse tööle projektijuht ja äkitselt on organisatsioon nagu valmis. Ja tal ei ole tegelikult organisatsiooni endaga kui sellisega nagu suurt midagi pistmist, et need valikud on tehtud hoopis selle põhjal, mis kellelegi meeldib või mis on kuskil saada, aga mitte selle põhjal, mida organisatsioon on ise oma nagu eesmärgina tegelikult paika pannud.